Juba täna hilisõhtul väljub Poola kohal tekkinud tsüklon Läänemerele ning liigub võrdlemisi kiiresti põhja poole. Tsükloni kese möödub Gotlandist ning suundub Stockholmi poole ja sealt piki Rootsi rannikult põhja, kuid on võimalik ka, et möödub Eestist lähemalt. Öösel oleme seega soojas õhumassis, kus puhub veidi tugevnev kagutuul. Hommikul pöördub tuul edelasse ja tugevneb mandril 5–12 meetrini sekundis, saartel ja rannikul hiiliti 14–17 meetrini sekundis. Kõige tugevamad sajud jäävad ilmselt tsükloni keskme lähedale ja peamiselt merele ning Rootsi rannikule, kuid ka Eestis võib mõnes kohas sadu tugev olla ning päeval eriti Ida-Eestis, kui jahedam õhk kohtub idapool püsiva kuumusega. Neljapäeval on Eesti kohal frontaaltsoon, mis jälle kaugelt põhjast Karjalast ulatub järgmise lõunatsüklonini Balkanil. Reedel on kuumem õhk liikumas lääne poole ja prognoosinumbrid. Öösel ja hommikul on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Sadu on kohati tugev. Puhub kagutuul 3–10 rannikul, puhanguti 12–15 meetrit sekundis, sooja on 15–21 kraadi. Päeval on vaheldova pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis või päikest olla ja sadu on kohati tugev. Tuul pöördub edelasse 5–12 rannikul ja saartel puhanguti 14–17 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 19–24, Ida-Eestis 25–28 kraadi. 5. augustil on vaheldova pilvisusega ilm. Öösel ja enne lõunal sajab paljudes kohtades hoovihma või päikest olla. Õhtupoolikul saju võimalus väheneb. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1–7, päeval põhjakaare tuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13–19, päeval 21–27 kraadi. 6. augustil on vaheldova pilvisusega ilm. Öösel ja hommikul sajab mitmel pool hoovihma või päikest olla. Saju tõenäosus on suurem Lääne-Eestis. Puhub kirdetuul 3–9 meetrit sekundis. Päeval on peamiselt sajuta ilm, puhub idakaare tuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14–20, päeval 22–28, Ida-Eestis 29–34 kraadi.